Kristiina teadusteatri teema on mõõt. Tere! Mina olen Kristiina ning mina räägin teile täna mõõdust. On üks tuntud vanasõna, 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Kuid vahel, isegi nii käitudes, võib hiljem ülemõõtes tulemus olla hoopis teine kui varem. Üks põhjus võib mulle ka olla selles, et olete lihtsalt joonlauaga valesti mõõtnud. Kuid mis võib veel mõõtevigu tekitada? Teeme ühe katse. Mul on siin üks kuul, mis mahub sellest rõngast ilusti täpselt läbi. Mis võiks juhtuda ka siis, kui ma seda kuuli kuumutan? Nüüd on kuul, rõngast läbi ei lähe. Kui ma seda ka jahutan, hakkab süsteem jälle samamoodi toimuma. Aga miks see juhtus? Kuumuse tulemusel hakkab see kuul ikka paisuma ning muutub liiga suureks, et rõngast läbi minna. Selle nähtuse nimi on soojuspaisumine ning soojuspaisumisega mitte arvestamine võib sageli mõõtmisel vigu sisse tuua. Tõestasin, et soojuspaisumine toimub, kuid mina tahaks teada, kui palju see muudab. Selle jaoks on mul siin 70 cm alumiiniumvarras, mille panen siia masina vahele. Kui hakkan varrast kuumutama, siis hakkab see paisuma samamoodi nagu see kuulikene varem. Kuid tänu sellele ülekandele siin on meil isegi imeväikest pikkuse muutust võimalik juba siin skaalal näha. Proovime. Soojuspaisumisel hakkavad imeväikesed aineosakesed selle varda sees kiiremini liikuma ning suureneb ka osakeste vaheline keskmine vahekaugus. Kui aga suureneb osakeste vaheline vahekaugus, siis peavad ju suurenema ka keha enda mõõtmed. Näeme, et see varras on hakanud paisuma, sest et see osuti siin hakkas liikuma. Kui osuti jõuab aga siia esimese kriipsu juurde, siis on kogu varras paisunud tegelikult ainult 1 millimeetri. See on ju imeväike, mille jaoks me siis üldse peame teadma, mida soojuspaisumine teeb. Kas te olete kunagi rongiga sõitnud? Mina ka hiljuti sõitsin ja terve aeg, kui ma sõitsin, siis ma kuulsin seda mõnusat uinutavat häält. Hakkasin mõtlema, et miks see siis tekib. Aga teate, rongidega on veel midagi huvitavat. Näiteks Aigar, kas sina teadsid, et Tallinn-Tartu vaheline raudteeliin on suvel 25 kraadi juures 114 meetrit pikem kui talvel? Võimatu, kas pole? Balti jaam ei saa ju järsku 114 meetrit edasi sõita. Aga polegi vaja. Sellepärast siin tulebki mängu see mõnus heli, millest ma enne rääkisin. See heli tekib väikestest paisumisvahetest, mis rööbaste vahele jäetakse ning kogu see paisumine saab toimuda nendesse vahedesse. Nii ei muutu raudtee kogupikkus ning raudtee ei lähe paisumise tõttu katki. Ning kui järgmine kord rongiga sõidate, siis kindlasti kuulake seda mõnusat heli. Aitäh! Mina olen Kristiina ning see oli mõõt.